matši vahekohtunik Leivo Siim. Et tagasi tulles judo juurde veel korraks, siis ma arvan, et judo peamine või ainuke probleem pole selles, et see kimono seljas on, et sealt on heited, vaid on ka see, et judos tihti lõpeb peale heidet ka matš ära. Näiteks kui MMA-s ei juhtu peale heidet veel tegelikult mitte midagi, et kõik käib veel edasi. Ja et selles suhtes on nagu maadlus nagu, ja vabamaadlus ikkagi nagu lähedas on sellele esimene round MMA-le. Lauri alustab tabavate löökidega. Richard üritas kontakti saavutada, kuid ebaõnnestus. Lauri on väga energiat täis. Et see eilne võit liisas kindlasti enesekindlust. Richard üritab rünnata jalgu, Lauri viskab ilusti jalad taha ja kas kaitseb mahaviimise ära või on... Pea on keskelt, sealt on väga raske tõusta. Richardi näoilme näitab ka seda, et nii kaua kui ta pea keskel seal hoiab, on tal väga kõhu all on väga raske sealt. See on ka võimalus tegelikult Laurile alistuse ründamiseks, on sealt mõned giljotiin kägistused olemas, mida ta saaks sooritada, aga tundub, et Lauril neid peas ei ole. Pea, näed, kui pea läheb välja ja siin ta ongi. Ja ilus kõrge kaarega mahaviimine Richard Murutalilt. Aga selle realiseerida. Lauri tegi selle vea, et ta hoidis seda haaret kinni. Kas on giljotiin seal käes või? Käed ei ole seotud. Ühe käega on päris raske seda giljotiin alistust selliselt teha. Kas Lauri võiks praegult hoida nii kaua, et Richard ei saaks midagi teha ja tõstetakse püsti? Ma arvan, et Richard on maas nii palju parem, et see võiks olla Lauri taktika küll. Samas nii kaua, kui see pea on peos, seda matši püsti ei tõsteta, isegi kui see alistus nagu päris käes ei ole, et sa pead ikkagi saama nii-öelda nulli ära. Seal on hapnikule ta kindlasti Richardile hästi ei mõju. Seda küll, isegi kui sa saad matši jätkata nii, et sa hingata saad, siis kui sealt on ka 40% ära võetud, siis on see suur eelis. Richard on peal. Ma arvan, et Lauril on antud alt klammerdamise taktika või siis eemale lükkamine. Lauri peaks üles tõusma, seda ta ka teeb. Lauri jätkab löökidega, saab pihta ilusti vastasele. Energiat täis, erinevalt Hermanni matšist ei pea siin ilus mahaviimine, jah. Ei pea siin nurk ütlema, et Lauri edasi. Aga Richard vastab ilusa mahaviimisega. Praeguseks läheb see matš Richardi poolele. 2 ilusat mahaviimist, peal kontrollid. Richard läheb küljelt kägistust proovima, aga Lauri toob ilusti käe vahele, sest küljelt kägist on siis selline alistus, kus pea ja käsi on koos teise mehe haardes ja surve tuleb kaelale. Richard liigub 2 reaktsi peale asendisse, väga domineeriva asendiga on tegemist. Näeme, mis on plaan edasi, kas löögid või jahtida oma käelukku, millega ta 2 korda eile ka oma vastased alistas. Tugev sillaüritus. Ja peale. Nägid sa vahepeal käimas alot nõu andmas? Ei tea, ei näinud vist. Aga võib-olla on siin mingi salakirjavärk. Meeste ettevalmistuses on sild olnud tugeval kohal. Noh, iga Eesti poisil peaks vähemalt pool Luurichi sild olema. 10 sekundit raundi lõpuni. Lauri jätkab pealt löökidega, kuid arvatavasti sellest ei piisa selle matši raundi võitmiseks. No Lauri on vähemalt enesekindel. Kas see on osa kohtunike mõjutamisest, et käed üles lüüa? Ma arvan, et see on pigem... Rahvavõitlus, poolhoiuvõitluseks. Ma arvan, et see on pigem selline seest tulev emotsioon. Lauri tundub mõnus temperamendiga mees olevat ja tal on vaja kuskile see... Ma arvan, et ma võitsin emotsioon välja lasta. Muidugi kohtunike poole võib mõjuda, rahva poole kindlasti mõjub. Aga see tema peale keeramine võttis, ütleme, nullis natuke Richardi ühe mahaviimise ära või? Ja püsti teda midagi siin tabas ka alguses, et... Ma arvan, et see tasandas seda väga vähe. Lauril oli ilusad konkreetsed mahaviimised, need ei olnud sellised mahaviimised, et kas põrkab püsti tagasi. Ta ikka viis konkreetselt maha ja vastane jäi sinna kinni. Palume sekundantidel lahkuda. Et lõi matti kinni? Lõi ilusti matti kinni ja tegi oma osa ära. Et Richard ka on õppinud? Kuidas? Et Richard on ka õppinud ikka? Teine round. Ei saa aru, kas Lauri naeratab või hingab läbi ambu käitsmete? Mõlemat.
kindlasti tunneb ta ennast väga koduselt. Peaaegu nagu pääses, aga ei pääsenud ka. Maanduvad väga ebamugavas kohas, ütleks punktikohtunik Elin Paaros üles. Tuuakse ringi keskele tagasi. Tegemist oli üsna abstraktse asendiga. Võimalus on, et matš jätkab püsti või suutis kohtunik selle ära ikka fikseerida. Tundub, et kohtunik on suutnud asendit fikseerida. Nii, Richard jätkab pealt. Kindlasti silmab ta kogu aeg seda kätt, mida ta tahab jahtida. Lauri maasvõitluskogemus kindlasti nii suur ei ole. Ja Richard kogu aeg üritab liikuda selle käelukku suunas. Kas natukene, et kui sul on haamer, siis sa näed igal pool naelu või? Võib olla küll. Lauri silla üritus, kas saab välja alt? Ei, on all ilusti kinni. Sild oleks hea muidugi, kui pea peale lüüakse, et siis on kõrgem sild. Jah, aga see haamrite kohta, eks see on kahe otsaga asi, ühelt poolt sa pead olema mitmüügiline, samas tipus ikkagi tehnikat, mida sa lõpuks teed. Nii, Richard läheb käelukku üritusse, kas suudab käe sirgu tõmmata? Lauri slammib, kas päästab ennast? Käsi on päris sirge seal. Isub veel mitu korda. Ja läheb ära vist. Kas patsutab, kas saab kätte ja on alistusega võitnud Richard Murutar. Eesti meistrivõistlustel 3 sirget käelukku, see on tubli sooritus. Kõik matšid lõpetada alistusega. Lauri võitles. Väga hästi, jah. Lauri võitles, aga Richard oli seekord rohkem mees selles matšis. Tahtmist oli Lauril rohkem kui võimeid. Jah, aga see ei ole halb omadus arvestades, kui vähe ta selle spordiga tegelenud on. Ikkagi vist on 1,5 aastat tema kogemus. Siis on ikka vähe, jah. Lugupeetud daamid ja härrad, see tuline võitlus siin ringis sai ootamatu lõpu. Sirge käelukuga võitis selle punane nurk Richard Murutar. Sirge käelukk, Richard Murutar. Polegi midagi väga lisada. Kas see nüüd ootamatu oli?